Sky Pluss ja hommikuprogramm, meil on hea meel teid tervitada ja ma arvan, et see, mida me nüüd Marisega siin teeme, sa ei ole millegi sellisega varem hakkama saanud, Maris ise, eks ole, on ju? Mina küll ei ole, jah. Meil on külas väga eriline külaline, kes on Eesti, ütleme ikkagi inimeste südamesse ennast viiplenud ja tema nimi on Jegor Andrejev. Tere tulemast! Ja Jegor Andrejevi hääleks on täna siis Liivi Liiholm. Kes on viipekeele tõlkija. Tere hommikust teile mõlemale. Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Et siin käib action nagu kahel rindel, et kui raske on Liivi sul näiteks viipekeeles kõike seda tõlkida, kõike seda vastu võtta ja siis veel ka nii-öelda häälega rääkida, et eetrisse ka midagi kuulduks. No oluline on lihtsalt, et mu tõlk minust aru saab ja kõik see, mida mina viiplen, seda Liivi siis eesti keeles ütleb teile edasi, räägib teile eesti keeles, et nagu tavaline tõlkimine ikka. Nii et kui te kuulete Liivi häält, siis tegelikult räägib Jegor. Just. Jegor, sa said ju tuntuks vist Eestis 5 miinuse laulu nii-öelda tõlkimisega viipekeelde. Oli see sinu esimene selline tähetund? No ma olin varem ka esinenud ja varem ka Eurovisiooni laule tõlkinud, aga see laul sai jah kuidagi eriti kuulsaks. Plaanimatult, aga sai kuidagi eriti kuulsaks. Nii et sa ei plaaninud, et kas see sinu selline imidž ja see, kuidas sa tõlgid, kas see on nagu tavaliselt ka nii emotsionaalne või sa panid ikka natuke juurde, et oleks ägedam? Jaa, tegelikult minu viiplemine on täiesti seotud selle muusikaga, mida ma tajun, nii et see, mida muusikas väljendatakse, seda annan mina oma viiplemisega edasi, vähemalt ma püüan anda, et see kogukond, kes minu viiplemist vaatab, saaks samasuguse elamuse kui need, kes seda kuulevad, et kui laul on selline väga emotsionaalne, siis minu tõlge on ka hästi emotsionaalne, et ma püüan olla samasugune kui see laul. Siin jäi nüüd kõlama väga huvitav koht. Sa ütlesid, et see, kuidas sina muusikat tajud või siis kuuled. Kuidas sa tajud muusikat üldse? Ma tajun muusika rütmi, siis laulude tõlkimisel on hästi oluline ka viipekeele tõlgiga koostöö, et missugust sõnumit see laul kannab, mida need sõnad tähendavad ja muusika rütmi tajun ise ka nii, et see on selline koostoime koostöö. Lisaks ju nüüd sa ka olid tõlk ka Tommy Cashile ja seda teed sa nüüd ka nädalavahetusel Eurovisioonil, kui Tommy Cash on finaalis. Ja. Laupäeval finaalis tõlgin teda samamoodi ja. Kas sa oled Tommy Cashiga ka isiklikult mingi koostööd teinud ja olete välja mõelnud midagi, et sa paned nagu mingit eriti hullu seal või mingit teed, ma ei tea, mis nalja või tuled kostüümiga või, ma ei tea, kohvitopsiga või pika lipsuga või? Kui te nüüd viitate sellele videole või finaali esitusele, et videos me tegime küll koostööd, jah? Aga finaali esitsuses? Nüüd laupäeval? No ma kasutan küll jah tema stiili, et mul on ka punane lipp sees ja et ma üritan toetada selle laulu stiili ja Tommi esitlust igati nii palju, kui ma saan. Ja Jegor Andrejev, sa ütlesid, et sa selles viipekeeles püüadki olla tõlkides neid laule hästi emotsionaalne, et anda seda emotsiooni võimalikult hästi edasi ka nendele teistele inimestele, kes ei kuule. Mul on tunne, et sa kuuljatele annad sellega edasi rohkem emotsiooni, et kui neile, kes ei kuule. Jah, ma olen aru saanud tõesti, et kuuljatele see väljendusviis ka nagu väga meeldib. Nii et võib-olla see ongi üks hea võimalus, kuidas kurdid ja kuuljad saavad omavahel lõimuda. See on Eurovisiooni vaatamise kogemus. Ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga ma olen kuulnud, et isegi see viipekeel on tänu sinule muutunud nagu isegi populaarseks ja seda on hakanud osad inimesed õppima, kes seda tegelikult võib-olla ei vajakski. See lihtsalt on kuidagi nagu, see on nagu trendikas.
olen sellega küll nõus, et viipekeel on muutunud tänu sellele populaarsemaks, küll on hea, et viipekeel on pildis, et on olnud aastaid, kus viipekeel ei ole nii palju pildis olnud ja kui mina istusin sõpradega bussis ja viiplesin, siis inimesed hakkasid meid vaatama, jälgima ja tekkis selline tunne, et ma ei tea, kas ma tahan siin avalikult viibelda, aga nüüd ma uhkusega viiplen bussis või tänaval või kus iganes. Et ma seda muutust küll tajun, et suhtumine on muutunud. Ja Jegor, midagi ole teha, sa oled muutnud viipekeele seksikaks. Jah, trendikaks, täpselt nii. Ja meil on andmeid, et Eestis viipleb ligikaudu 4500 inimest, vähemalt kes valdavad seda keelt. Aga milline on viipleja elu? On teil kerge toime tulla, Jegor, sul konkreetselt endal? No kõige kergem ei ole selles mõttes, et väga palju tuleb kasutada viipekeele tõlki ja arvestades kurtide arvu ja viipekeele tõlkide arvu, siis viipekeele tõlki on üsna raske saada. Viipekeele tõlke teenus ei ole väga kättesaadav. See on ainukene takistus, muidu on elu ilus ja hea. Et kui viipekeele tõlk oleks sinu kõrval kogu aeg igapäeva toimetamiste käigus, siis oleks vist palju lihtsam. Iga päev ei ole vaja ja kogu aeg ei ole vaja. Enamasti ma saan ju ilma hakkama, et ma ei pea nagu WC-sse koos tõlgiga minema, et mul ei ole igal pool tõlki vaja, et mul on tõlki vaja ainult nendes olukordades, kus mul on vaja suhelda kuuljatega. Näiteks teie siin olete kuuljad ja viipekeelt ei oska, mul on siin teiega suhtlemisel tõlki vaja, aga sellises igapäevaelus tehnika on ju nii palju arenenud, et ma kasutan väga palju chati võimalusi, kirjutamist, et suhelda saab. Aga Jegor Andreev, mida sa igapäevaselt teed? Käid sa koolis, käid sa tööl? Olen tugiisik ja käin igapäevaselt kurtide lasteaias tööl tugiisikuna. Jah, see ongi mu igapäevatöö. Kas viipekeele tõlgi teenus on ka kallis teenus? No minul ei ole sellepärast, et riik maksab selle tõlketeenuse eest, mida mina tellin, et sellepärast ma tõlketeenuse hinda ei tea, sorry, ma ei oska seda vastata. Vaata, kui riik oskab ikka mõne koha pealt tubli ja hea ka olla. Ma küsin sellise nagu elulise või sellise huvitava küsimuse, et püüdes nagu ennast ka panna sellisesse situatsiooni, et ma mitte midagi kuule. Et kui tihti sa ehmatad, sest et sa ei kuule, kui midagi läheneb või keegi tuleb või miski tuleb või sind ootamatult keegi puudutab, või sa oled sellega harjunud? Ja ma arvan, et ma olen harjunud, mul on see kuulmise puudumise kogemus juba olemas, aga muidugi selliste äkiline tugev heli ehmatab mind ka, aga üldiselt ma olen kuulmise puudumisega nii harjunud, et kurdid saavad ju kõike teha, meil on kõik abivahendid olemas, kurdid sõidavad autodega, neil on autojuhiload, nende visuaalne võimekus on sedavõrd suurem, et nad lihtsalt näevad nii palju rohkem ja siis kõik need abivahendid, beebi nutualarmid, asjad, mis meid igapäevaelus aitavad, et selles mõttes ei ole hullu. Et tehnoloogia on tulnud siin siis päris palju appi. Kui tänaval keegi kuskilt hüppab sinu kõrvale, mida võib-olla tavainimene kuuleb samme, sina ei kuule, et sellised situatsioonid tavaelust, kas sellega ka harjub? No jah, eks see võib ehmatada küll, aga midagi sellist ületamatut ma nagu selles ei näe. Et kurtidena meil see nagu nägemisväli on nii palju suurem, et ma arvan, et me näeme nagu rohkem kui kuulja, et paneme rohkem tähele ja sellepärast võib-olla ka sellist ehmatust, mis kuuljatel on ehmatus, on meie puhul vähem. Kui palju te suudate huultelt lugeda? On seda oskust ka? Sõltub.
kui kõne on rahulik ja arusaadav, aga 100% ei ole võimalik, et seal jäävad augud, mis tuleb aimamisega täita. Ma nüüd püüan öelda talle ühe sõna, las ta vaatab mulle otsa ja kas ta saab aru, mis ma talle ütlen. Tere! Tere! ja. Et ma just sedagi mõtlesin, et mingid asju ilmselt saab ka niimoodi huultelt lugeda. Jaa, see sõltub kontekstist, see sõltub sõnast, kui on nagu väga keeruline tekst ja väga pikk lause, siis on see tauke nii palju, et ei pruugi õigesti aru saada. Kas viipekeeles on võimalik ka ropendada? Loomulikult. No on ikka. Aga mõtle, kui hea, sa saad bussis vabalt oma teise sõbraga rääkida ja ropendada. Jah, et vaat, kus sul olid seal on ju. Jaa, see võimalus on küll olemas jah, et kui bussis viibelda, siis ja meid jäädakse vaatama, siis jah, võime omavahel ka midagi sellist teiste kohta öelda, aga see turvatunne on ikkagi aru ei saa. Et saab nagu teisi inimesi taga rääkida nende endi juuresolekul. See on nagu natuke see, kui eestlane läheb välismaale ja mõtleb, et keegi ei saa eesti keelest aru. Aga võib halvasti minna, võib minna halvasti. Et kas sa oled vahele ka jäänud sellega kunagi? On juhtunud. Minuga ei ole juhtunud, aga minu sõbraga on küll juhtunud. Et nad kommenteerisid seal, siis minu sõber kommenteeris kellegi riietust ja siis no viipekeel on ju, ega viipekeele oskajad, ega meie kõik ei tea, kes on viipekeelt õppinud, nii et sellega peab tänapäeva Eestis juba ettevaatlik olema, et siis võib saada viipekeelse vastuse, et miks mu riietus sulle ei meeldi. Eks sa oled, Jegor, ise selles süüdi, et sa oled selle nii populaarseks teinud, selle viipekeele. Aga mul on hea meel, sellest süüst on mul hea meel, et kui viipekeelt rohkem osatakse, siis selle üle ma olen ainult õnnelik ja tänulik. Kas teil on omavahel nüüd tekkinud juba ka väike konkurents, sest ma vaatan, et TRR-is on üleval ka need erinevad eurolaulud ja seal on erinevad viipekeele tõlgid ja ma pean ütlema, et nad kõik on omamoodi päris ägedad isiksused ja igal ühel on oma selline äge stiil, et ei ole lihtsalt mingi selline tuim käppadega vehkimine. Ja meie viiplemise stiilid on erinevad, see, kuidas me nagu muusikat tajume, on erinevad, need laulud, mida me tõlgime, on erinevad, aga me ei taju seda konkurentsina, minu meelest me teeme lihtsalt natukene erinevalt tööd ja me teeme koostööd, aga jah, võib-olla ka natukene konkurentsi, aga konkurents on ka ju hea. Kas see viipekeel on rahvusvaheline või keelteülene või igas keeles on oma viipekeel, millest ütleme, Eesti viipleja ei saa aru, millest, ma ei tea, millest Jaapani viipleja nii-öelda räägib? Ja kõik viipekeeled on erinevad. Wow. Ja viipekeeled on erinevad. Tekib küsimus, miks? Just nagu keeled on erinevad, et samadel põhjustel, miks suulised keeled on erinevad, on ka viipekeeled erinevad. Mitut viipekeelt sa siis oskad? Eesti viipekeelt, vene viipekeelt oskan ja rahvusvahelist viiplemist. Ülejäänud viipekeeltega ma nagu eriti hakkama ei saa, jah. Et kui sa viipled, siis sa tegelikult ju ka, ütleme, visuaalselt ma näen, et sul suu käib nagu sa räägiks. Kas sa nagu oma mõttes nagu räägid ka nii-öelda suuga? Kuigi sealt häält ei tule välja. Ei, ma mõttes viiplen, aga see suupilt on osa nagu viipest, et aga kui minu suupilti järgida, siis nagu see ei ole puhas eesti keel. Et ma ei räägi nii, et ma kasutan eestikeelseid lauseid, et miks sa tegid nii. Eesti viipekeeles on lause täiesti teistpidi, küsimus tuleb lõppu, sina tegid nii, miks, et tegelikult minu suu pealt ei ole võimalik eesti keelt välja lugeda, aga eestikeelne või see suupilt meenutab eestikeelset sõna. Mis mulle lihtsalt tundus?
või ma tahtsin seda välja lugeda, mis sealt oli, aga sa oled showmees juba valmis, siin pole midagi rääkida. Okei, Eurovisioonil sa oled, kuigi sa kipud, eks ole, nagu osa show ära röövima artistilt, oled sa ikkagi seal kõrvaltegelane, kas sa ei ole nagu mõelnud, et äkki päris mingi show, stand-up, mingi midagi, kas ma nüüd mäletan õigesti isegi? Hea mõte. Miks mitte? Nonii. Et ja võtta sinna kõrvale siis tõlk, kes on ka omakorda siukene nagu show tõlk. Te koos võiksite teha mingi väga ägeda mingi etast. Täiesti hea mõte tulevikuks, täiesti hea mõte. Võib-olla see nende laulude tõlkimisest on järgmine samm, ma ei tea. Ma mõtlen, et kui näiteks on nüüd mingi inimene täitsa nii-öelda harilik, kuulja, nägija, rääkija, aga tahaks lihtsalt selle viipekeele selgeks õppida. Kui raske see võib olla? Kas see on raskem kui välismaalasele eesti keel selgeks õppida? Täiesti sama nagu mis tahes muu võõrkeele õppimine. Sõltub lihtsalt motivatsioonist ja sellest, et sul on seda kellegagi rääkida. Ja keele andekusest ka kindlasti, et mõni haarab võõrkeeli väga kiiresti, õpib nüüd kiiresti, teisel on võõrkeeli raskem õppida, et see on täiesti sama väär nagu mis tahes muu võõrkeele õppimine. Jegor, sa oled showmees, jah, nagu Kivisaar siin ütles ka ja muusika on sulle hingelähedane ja saime teada, et sa tunnetatagi ikkagi muusikat. Mis on su Eesti lemmikbänd või artist? Ütleme nii, et ega ma väga Eesti muusikat ju ei tunne. Selles mõttes mul mingit sellist erilist sidet Eesti muusikaga ei ole tekkinud, sellepärast subtiitreid enamasti ei ole aga et minu kogemus piirdub enamasti selle Eesti laulu kogemusega, Eurovisiooni kogemusega ja täna ma olen hästi Tommy Cashi fänn. Väga hea ja mitmendaks Tommy Cash laupäeva õhtul tuleb? Äkki 6. koht? No mina ise arvan, et top 5 peaks igal juhul jõudma. No see oleks unistuste täitumine. Ma tahaks isegi öelda, et mitte Tommy Cash jõuab esimese 5 hulka, vaid et teie jõuate 5 hulka. Nii tema kui sina. Jah, sellisel juhul küll, eks. Ja kindlasti ma usun, et see, et ta kasutas ka viipekeelt oma videos, kindlasti mõjutab sellepärast, et Euroopas on väga palju kurte. Eesti kurtide arv on väike, aga Euroopa kurtide arv kokku on väga suur ja kui kurt ükskõik mis Euroopa riigist näeb videos viiplemist, siis pooldaja on olemas. Ja isegi kui ta ei saa aru, mida sa viipled. No see on nii visuaalne, et viipekeeled on küll jah erinevad, aga see laulude tõlge on nii visuaalne, et kurt saab sellest ikka aru, ka võõrkeelne kurt. Jegor Andreev, suur tänu, et tulid. Väga eriline intervjuu oli ja me hoiame sulle täpselt sama palju Eurovisioonil pöialt kui Tommy Cashile endale. Ja aitäh ka Liivi Liiholm Jegori juttu täna vahendamast. Ja jääme ootama vägevat showd, edu sulle. Suur aitäh kutsumast, väga meeldiv oli olla siin esimest korda.